Tervist head Fookuses saate vaatajad. Seekord teeme Fookuses saates hooaja kokkuvõtte. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja siin Fookuses saate stuudio laua taga istub Varro Vooglaid. Tere Varro. Tere Markus. Vaatame tervikhooaja peale. No sina oled seda nüüd jälginud loomulikult Riigikogust ja ise mitmeid seaduseelnõusid Riigikogusse ka esitanud ning sul on nagu selline otsene ja vahetu pilk sellest, et milline see hooaeg välja nägi. Kui sa kuidagi kõige üldisemalt seda enda jaoks iseloomustad või meie kuulajate jaoks, siis mida sa ütleksid? Kõige üldisemalt? Kõige üldisemalt öeldes poliitilist olukorda iseloomustab minu arvates ikkagi see tõsiasi, et Riigikogus valitsev kohtade jaotus on väga tõsises nihkes võrreldes ühiskonnas valitsevate ootustega. Et päriselt demokraatia ideaalist juhinduvas riigis peaks teostama üks kahest, kas nii madalale kahanenud toetusega valitsus peaks tagasi astuma või siis peaksid eksisteerima põhiseadusesse kirjutatuna mehhanismid selleks, et nii madalale kahanenud toetusega valitsus tagasi kutsuda. Aga meil teatavasti ei teosta kumbki mehhanismi, ise ei astuta tagasi ja tagasi kutsuda pole ka võimalik. Mis tähendabki seda, et mitmeid aastaid saab võimupositsioonilt tegutseda valitsuskoalitsioon, mis on kaotanud valdav osa kodanike toetuse. Ma ikka ja jälle toonitan seda, et kui räägitakse, et valitsuskoalitsiooni parteide toetus on stabiilselt seal allapoole 15%, siis tegelikult see ei vasta tõele. Tegelikult on ta veel oluliselt madalam, sellepärast et need reitingud minu meelest põhimõttelise veana ei näita seda, et on olemas ka selline täiesti oluline grupp, mille dünaamikat oleks samuti oluline jälgida, mis moodustub inimestest, kodanikest, valimisealistest kodanikest, kes ütlevad, et nad ei toeta ühtegi olemasolevat erakonda. Ja millegi pärast jäetakse reitinguid tehes kogu aeg see grupp tähelepanu alt välja. See on väga oluline grupp, oleks vaadata, kui palju see grupp kasvab näiteks ajaseks, kuidas selle dünaamika on muutunud, kui palju on neid inimesi, kes ütlevad, et ma olen nii pettunud kõikides erakondades, et ma ei taha valida toetada ühtegi. Aga kui meile reitinguid esitatakse, siis see grupp jäetakse välja ja võetakse arvesse ainult need kodanikud, kellel on parteiline valimiseelistus ja siis näidatakse protsenti. Aga see loomulikult tõstab kõikide erakondade protsente, sellepärast et nagu juba öeldud, ei vaadata kogu pilti. Nii et mida ma öelda tahan selle kõrvale põikega on see, et tegelik valitsuskoalitsiooni toetus ilmselt on alla 10% valimisealistest kodanikest ja mõtle, 10-9 valimisealist kodanikku seda valitsust ei toeta, ometi ta on võimul ja jätkab oma programmi elluviimist. Nii et see on üks kindlasti sellised olulisi aspekte, mis on iseloomustanud seda meie poliitilist olukorda ja teiseks ma ütleksin ikkagi see, et süsteemselt ja järjepidevalt viiakse ellu poliitilist programmi, mis ei juhindu meie rahva ja riigi parimatest huvidest ja mis on väljaspoolt dikteeritud. Et vaatad sa näiteks seda nii-öelda rohepöördelist programmi, millega suretatakse meie enda energeetilist iseseisvust, vaatad sa seondumist Ukraina sõjaga, vaatad sa seondumist sellise NATO kaudu ellu viidava globalistliku agendaga, vaatad sa homoideoloogia ja transideoloogia juurutamist, eks vaatad sa siin maksupoliitikat, kõik need asju, kust poolt ka ei vaata, igal juhul näed jälle sama järeldust, et see ju ei juhindu meie rahva ja riigi parimatest huvidest. Nii et demokraatia ideaal ei teostu ja ei teostu ka riikliku iseseisvuse ideaal. Ja ma ei hakka siin eraldi rääkima õigusriikluse ideaalist, millega teatavasti on ka tõsised probleemid. Ja ma ütleks, et siia lisaks, et ei teostu üleüldse Eesti Vabariigi põhiseaduse preambula ideaal Eesti Vabariigist kui riigist, mis hoiab, kaitseb ja väärtustab Eesti keelt, kultuuri ja rahvust, nii et on garantiiks selle säilimisele läbi aegade. Et kui me vaatame ikkagi seda, et kuhu me tegelikult selle käesoleva hooaja ja aastaga oleme jõudnud ka sündimuse küsimuses ja protsessis, siis see on jõudnud ikkagi täieliku katastroofi äärene. Et tänane sündimuskordaja on 101,16, mis on sellisest nii-öelda taastetasemest 2,1%.
naise kohta. Mitte protsenti, 21 last naise kohta, fertiilses eas naise kohta. Et see on kõvasti allapoole seda ja kellelgi tegelikult ei ole mitte mingisuguseid nii-öelda reaalseid ideid, kuidas see nüüd asi ikkagi nagu ülespoole tõsta siin Eesti ühiskonnas. Et me eelmine saade rääkisime sellest, et ka Eesti julgeoleku alus ja raamdokumendi osas see probleem vaikitakse täiesti süstemaatiliselt maha. Sest kellele me seda riiki teeme, kui neid inimesi siin ei ole, kui ei ole olemas Eesti keelt kõnelevaid inimesi, Eesti rahvusest inimesi ja võib-olla sajandi lõpuks eeldusel, et siit ei ole läbi käinud, ma ei tea, 3. maailmasõda või mingit muud kataklüsmi, oleks meid eestlastena alles alla 1 miljoni. No kellele seda nii-öelda ilusat juttu räägitakse, kellele seda riiki tehakse, kellele seda kaitsepoliitikat siin tehakse. Ja vastus on väga lihtne. Need samad küsimused, mida sa juba mainisid siin, või need samad instantsid. Mitte Eesti huvides, mitte eestlaste huvides, mitte selle rahva huvides siin, vaid, ma ei tea, selle kogu poliitilise ära ostetud, paika pandud süsteemi huvides, mille eesmärgiks on olla selline nii-öelda geopoliitiline pind suure karu tagumikus, eks ju. Ja teine tasand, et noh, ma ei tea, välismaiste relva konglomeraatide ja tööstuste huvides näiteks, mis on üks ja see sama põhimõtteliselt, need on süsteem on paika pandud niimoodi, et need on ühe sama nii-öelda ühe sama rahatähe 2 erinevat poolt. Et see on see olukord, kui vaadata ka rahvastikukriisi. Et ma ütlen, et meie oleme siin nagu rahvastikukriisist rääkides pakkunud nagu lahendusi. Et kui ma ütlesin, et mitte keegi ei paku lahendusi, siis meie oleme üritanud lahendusi pakkuda, aga vaata, need on sellised lahendused, mida tegelikult ju arvesse ei võeta. Et need on lahendused, millega ei taha mitte keegi arvestada, sest need nõuavad tegelikult inimeselt väga suurt meelemuutust, meeleparandust riiklikul tasandil eksimuste tunnistamist, et seni on ta tehtud väga valet poliitikat, et senine kogu ideoloogiline suund on olnud vale, et tuleks hakata asetama abielu, perekonda riigi alusvundamendina esile tooma, seda ka igal pool, kõikides aspektides riiklikul tasandil. Ja see eeldab seda, et riik teeb sellise vigade paranduse. Ja seda tegelikult mina ei näe mitte kuskil olevat. Ja selle muidugi juurpõhjused on veel sügavamal vaimsel tasandil ja seda vaimse tasandi põhjuste muudatust samamoodi mitte kuskilt ei paista ega näe. Et sellel hooajal hakati nüüd rääkima tegelikult rahvastikukriisist ikkagi palju laiemalt ja sügavamalt. Et seda, muuseas oli Riigikogus ka see kaasa arvatud sinu poolt vist korraldatud see rahvastiku teemaline konverents, mis tõstatas olulisi probleeme. Ja sellest teemast on siis rääkinud nii Postimees kui ka ERR, eks ju, et asi on tõsine. Eestis asi on tõsine. Et vähemalt mingil tasandil on see nüüd jõudnud ikkagi ka nagu peavoolumeedia teadvusesse. Kuigi tõsi, praegu räägitakse selle toimetest, tagajärgedest, tulemustest, aga põhjustest ikkagi nagu süvatasandil väga-väga vähe. Ja, nii ta tõepoolest on. Just, aga kui nüüd minna edasi veel mõnede teemadega siin, siis võib-olla üheks märgilisemaks teemaks minu arvates kogu selle aasta juures oli ei millegi muu kui ERR-i saaga. Ja me oleme sellest ka natukene rääkinud, aga põhimõtteliselt
on ERR sellise riikliku propagandamasinana tõstatunud sellel aastal ilusti üles, et 2025. aastasse me tulime siin Madame Vaariku rõveduste saatel. Sealt edasi läks 2025. aasta lõppu isadepäev 2 homoseksualisti ja nende hangitud, ostetud laste tähe all. Siis juba poetas ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann paar sõna selles küsimuses ja muugiti ta lahti kogu sellise liberaalse seltskonna ja nomenklatuuri poolt jõudemonstratsioonina. Ja nüüd siis tehti pandi punkt i-le ära, et tegelikult on Reformierakond ERR-i üle oma kontrolli nüüd kehtestanud, see ERR-i seaduse muudatus võeti ilusti vastu, et Reformierakond, mille tegelik toetus, nagu sa mainisid, on vist alla 10% kõvasti, teostas siis nüüd ERR-i üle ka oma sellist kontrolli ja diktaati niimoodi, et need 2 ekspertliiget, mis määratakse, selle saabki nüüd siis valitsuskoalitsioon ERR-i nõukokku määrata. 3 isegi. Velge. 3 täiendavat liiget, jah. Ikka. Parem 3 kui 2. No, siin peab ilmselt natukene, kuidas öelda, diferentseerima, sellepärast, et ega need transvestiitide show'd ja ostetud lastega 2 isa ja niisugused asjad on sellised nähtavamad momendid olnud, mis on suuremal hulgal inimestele arusaadavad, et siin on midagi valesti. Aga tegelikult on need ju üksikud momendid väga palju suuremas tervikus. Ja probleemid, mis iseloomustavad seda väga palju suuremat tervikut, jäävad paraku väga paljudele inimestele hoomamatuks. Ka nendest inimestest rääkides, kes siis neid üksikuid momente suudavad mõista, et siin on asjad paigast ära. Aga tegelikuks probleemiks on ju see, millest kirjutas ka Priit Hõbemägi, et kõik suured meediaväljaanded olulistes küsimustes ei tegutse ajakirjanduslikust taotlusest lähtuvalt, vaid propagandistlikust taotlusest lähtuvalt. Ja kujundavad inimeste hoiakuid sellisel viisil, et see toetaks tsentraalselt paika pandud ja tsentraalselt ellu viitavat ideoloogilist ja poliitilist agendat. Et Priit Hõbemägi teatavasti kirjutas sellest Ukraina sõjaga seonduvalt, et Kiievi koefitsient käib juba närvidele, kirjutab meile Postimehe peatoimetaja, andes mõista, et rohkem kui 50% meil edastatavast narratiivist, Kiievist edastatavast narratiivist on julgelt vale. Jättes muidugi mainimata seal juures, et seda narratiivi ei ole ju Eesti rahvale kuidagi otse Kiievist vahendatud, vaid seda on vahendanud meile meie kohalik meedia, seal hulgas Postimees, aga seal hulgas ka Delfi ja ERR. Nii et kui vaadata kogu seda uudiskajastust, mis seondub Ukraina sõjaga, mida meil on siin nüüd juba 5. aastat edastatud, siis see on ju kõik olnud täiesti sügavalt kallutatud, propagandistlik, lähtunud eesmärgist näidata asju teataval viisil, mitte kajastada reaalselt toimuvat. Ja seda ilmselt mõistavad palju vähemad, aga see on ometi reaalsus. Ja mis puutub seda Reformierakonna kontrolli kehtestamist, siis ega see ei ole lõpuni nüüd veel kehtestatud. Et praegusel hetkel on võetud vastu seaduse muudatus, mis võimaldab seda kehtestada. Aga eks me nüüd järgmise 9 kuu jooksul näeme, kuidas seda kehtestama hakatakse. 3 täiendavat eksperti võimaldab nüüd seadus ERR-i nõukogusse nimetada, mida ainult võimaldab, vaid isegi kohustab parlamenti 3 täiendavat ekspertliiget sinna nimetama. Need niinimetatud ekspertliikmed valib välja kultuurikomisjon, kus on valitsuskoalitsioonil enamus ja nad kinnitab parlamendi täiskogu, kus on valitsusel enamus, valitsuskoalitsioonil. Nii et need pannakse pukki ja siis enne Riigikogu ametiaja lõppu ja seega ka enne selle valitsuse ametiaja lõppu valitakse ERR-il uus juhatus ja ilmselt see saab olema valitsuskoalitsioonile meelepärane isik, sellepärast et need 3 täiendavat eksperti, kes sinna nimetati, võimaldavad siis kinnitada ametisse uue juhatuse esimehe, ilma et peaks senise nii-öelda opositsiooniga nõukogus arvestama. Et 4 liiget on opositsioonis, 6 on nii-öelda valitsuskoalitsiooniga ühisel positsioonil või nende positsioone esindavad, aga nüüd nad tõstavad oma positsioonidel olevate inimeste arvu 6-lt 9-le ja siis saavutavadki selle 2/3 ülekaalu, mis võimaldab oma juhatuse ametisse panna. Nii et jah, enne ametist taandumist nad kindlasti seda teevad ja see on tõesti märgiline. Ja minu meelest veel märgilisem on see, et mitte ainult niisugust asja tehakse, vaid see, et
ERR-i maja seest ja ka laiemast Eesti nii-öelda liberaalsest kultuuri avalikkusest ei kostu mitte ühtegi protesti, peaaegu mitte ühtegi. Priit Hõbemägi kirjutas, Peeter Espak kirjutas, avalikust arutelust rääkides veel Priit Sibul kirjutas, mina kirjutasin ja ongi kõik. Rohkem ma pole nagu mitte midagi märkimisväärest näinud. Noh, jah, objektiivis on ka saated, et ma räägin peavoolumeedias avaldatud artiklitest. Ja on kõik, et meil on kõige toorem sekkumine ERR-i sõltumatusse, otsene poliitiline sekkumine, mida varem oleme näinud nõukogu esimehe väljavahetamise teel, nüüd pannakse oma juhatuse esimees, kes komplekteerib oma juhatuse ja ERR-i maja seest ei ole kostunud mitte ühte ainsat protesti. Mis näitab seda, et neil on tegelikult vägagi sobilik see, et poliitiline sekkumine toimub eeldusel, et see poliitiline ja ideoloogiline sekkumine on õigesuunaline. Ja noh, muidugi Marko Reikopile ja Anu Välbale ja Karmen Killandile ja kogu sellele võimukale liberaalide seltskonnale seal majas väga hästi sobiks, kui Paavo Nõgene pandaks neile avaliku homoseksuaalina uueks juhatuse esimeheks, kes siis toob sinna juhatusse veel mõned omad poisid ja ongi ERR täielikult järjekordse institutsioonina sedasi meelestatud inimeste poolt oma kontrolli alla võetud. Aga mulle tundub, et see tegelikult ei olegi nagu niivõrd oluline enam, et sellega pannakse nii-öelda nagu teatas mõttes punkt I peale. Aga ERR on juba ju praeguses struktuuris selline organisatsioon pikemat aega olnud, kus selline liberaalne nii-öelda seltskond valitseb. ERR on teatavas mõttes parandamatu, et see kaadripoliitika, need kaadrid teevad ju neid saateid ja teevad seda asja seal juba pikemat aega, kaasa arvatud välisilma ja kõike muud, mis pakub sellist kanoonilist nägemust näiteks välispoliitilisest diskursusest, eks ju, mis Eestis on kehtestatud, et ühelt poolt nagu Postimees ja Delfi sellise kõikvõimalike Ukraina analüüside ja teiste kaudu niimoodi, aga teiselt poolt siis ERR, kes paneb jällegi nii-öelda nagu kinnitab kvaliteedi pitseri sellele peale, et kui ikkagi Astrid Kannel ja mõned eksperdid seal veel räägivad, et kuidas Ukrainas tegelikult asjad on, siis inimesed vaatavad õhtul ja noogutavad ja ütlevad, et vaat niimoodi need asjad tõepoolest siis ikka vist seal ongi. Ja selles mõttes rääkimata siin nendest kultuurisõja temaatikatest, mina ka tõssin selle esile kui teatava sümptomaatilise tasandi loomulikult. Et see näitab väga hästi ära, et kuidas nagu asjad käivad. Aga ERR on selles mõttes juba ammu olnud selline nii-öelda liberaalide kants, kallutatud meediaväljaanne, mis ei täida oma seadusest tulenevaid kohustusi. Ja see näitab seda, et isegi kui sa paned sinna mingisuguse Reformierakonna inimese veel või 3 eksperti sinna, see lihtsalt nii-öelda kinnistab seda olukorda. Kinnistab, nii-öelda sementeerib veel seda juba praegust olukorda, eks ju. Ja minul tundub ka, et ERR sellisena on tegelikult nagu parandamatu asutus, et kaadripoliitika on viinud selle asja välja sinnamaani, et meil tegelikult ei ole võimalus nagu seda vähkkasvajat muud moodi siit Eesti Vabariigist välja saada, kui kogu see asi kas A ära lõpetada või B, tõesti nagu siin, ma ei tea, Martin Helme on välja käinud, et ära erastada see asi. Mina tingimata ei nõustu selle vaatega. Ma arvan küll, et oleks võimalik teha, aga tahet peab olema. Et peab olema lihtsalt tahet seda väga tõsiselt reformida ja ka kaadrivahetust väga ulatuslikult teha, et kõiki struktuure on võimalik reformida, kui tahtmist on. Aga küsimus ongi selles, et kas seda tahet leidub või ei leidu. Aga kui ei leidu tahet seda reformida, siis kindlasti ei leidu tahet ka seda erastada või lõpetada, likvideerida, nii et selles mõttes need on nagu teoreetilised arutelud. Aga põhimõtteliselt on, ma arvan, võimalik, aga sul on muidugi õigus, et ega kõik need suured meediaväljaanded teenivad paljuski seda eesmärki ja enne kõik on muidugi ERR riigimeediana, ta on riigimeedia, et nimetage, kuidas tahate, tegutseb seaduse alusel, saab oma raha riigi käest, nõukogu on mehitatud paljuski, eks ole, parlamendi poolt ametisse pandud või pukki pandud isikute poolt, muidugi on riigimeedia. Aga ta täidab peamiselt seda üksmeele tootmise funktsiooni. See on see, millest Noam Chomsky on kuulsusrikkalt kirjutanud, eks manufacturing of consent, mis on nii-öelda demokraatlikus ühiskonnas üks valitsemise põhilistest eeldustest.
et Chomsky võtab selle üle veel Edward Bernaisilt, kes on oma teosega propaganda üheks nagu peamiseks vundamendiks tema ideedele, eks. Jah, aga sul võivad olema teatavad struktuurid, mis võimaldavad pidevalt luua nii-öelda üksmeelt ja konditsioneerida siis valijaskonna hoiakuid selleks, et nad valiksid õigesti. Eks. Ja siis saab see süsteem ring ja süsteemina pidevalt toimida, et võimul on need, kes tagavad, et valijad valiksid õigesti ja valijad taastoodavad siis mandaati sellele seltskonnale, mis ühtlasi konditsioneerib nende hoiakuid. Nii et see on see põhjus, miks ERR on ka muuhulgas nii vajalik, miks tal on nii hiiglaslik eelarve, eks tegevustoetus saab ainuüksi ühes aastas üle 40 miljoni euro. Parlamendi eelarve on 32 miljonit ja Riigikontrollil vist, ma ei mäletagi peast, kas seal mingi 5 miljonit ja õiguskantsleril 3,5 miljonit ja võtame põhiseaduslikud institutsioonid, eks, mille eelarve on kordades väiksem kui ERR-i puhul. Ja siis tekib küsimus, aga millega see põhjendatud on, et kuule, meil peaks olema ikkagi põhiseadusele toetuv õigusriik, eks õiguskantsler peab tagama riigivõimu teostamise kooskõlas põhiseadusega, Riigikontroll peab tagama, et maksumaksjatel karistusähvardusel ära võetud vahendeid kasutatakse otstarbe kohaselt ja seaduse kohaselt, nii edasi. Need on ju palju olulisemad institutsioonid kui mingi meediaväljaanne. Ometi meediaväljaande eelarve on 10 korda suurem kui nendel institutsioonidel. Tekib küsimus, miks? Aga vastus ongi nii lihtne, et sul ei ole võimalik seda pseudodemokraatlikku süsteemi toimimas hoida, kui sul ei ole hoobasid, millega kontrollida avalikku arvamust. Ja seda see asi käibki. Nii et nii pidi vaadates on see ju kõik arusaadav. Aga ma korraks tagasi hüpates ütleksin veel omalt poolt seda, et me võime kirjuda küll seda olukorda, millest me ennast praegu leiame. Eks, et nii väikese toetusega valitsus on võimul nii pikalt viib ellu sellist programmi ja nii edasi, aga muidugi alati tasub küsida ka seda, et kuivõrd erinev oleks siis ideoloogiline poliitiline programm, mida ellu viidaks, kui oleks opositsiooniparteid võimul. Ja see on nii-öelda tabu küsimuseks, et seda ei ole nagu õige küsida, et see on nagu selline vale küsimus. Ma olen pannud tähele, et järjest rohkem nüüd, kui ma ei ole ka EKRE fraktsiooni liige, et kui ma tõstatan mingisuguseid küsimusi, mis on nii-öelda valed küsimused, siis tullakse kohe ja hakatakse rappima, öeldakse, et mis sa ründad siin, mis sa ründad, eks sa tahad Reformierakonda võimul hoida, et ei taha. Aga ma arvan, me peame saavutama sellise tasemega konservatiividena, et me suudame olulisi küsimusi adresseerida ilma sellise vale kartuseta, et see on nüüd nagu mingit pidi nagu oma debaadiga õigutamine ja nii edasi. Aga minu jaoks on see küsimus, et kui oleks võimul näiteks see EKRE nii-öelda EKRE Isamaa Keskerakonna koalitsioon, et millised suured asjad siis nagu päriselt muutuks. Me peame neid küsimusi küsima ja nõudma nendele küsimustele tegelikult ka vastuseid. Et kas näiteks abielu saaks taastatud mehe ja naise vahelise liiduna? Ei saaks. Kas abortide riiklik rahastamine lõpeks ära? Ei lõpeks, kui me räägime moraalsetest küsimustest. Aga kui me räägime ka suurtest nagu poliitilistest küsimusest, mis määravad ära meie ühiskonna suundumused ja tulevikku, kas hakkaksime Euroopa Liidust välja astuma? Ei, Eestis pole parlamendis ühtegi erakonda, mis deklareeriks programmis, et meie eesmärgiks on Euroopa Liidust välja astuda. Ja ma arvan, et ka valimiste lähenedes ei saa see ühegi parlamendi erakonna programmi kirjutatud. Kas hakkaksime liikuma neutraliteedi poole, saades aru, et see NATO kaudu ellu viidav poliitiline programm ei teeni mitte meie riigi kaitsmise huve, vaid Ameerika Ühendriikide geopoliitiliste huvide väljamängimise huve ja USA sõjatööstuse huve. Meid kasutatakse lihtsalt instrumendist selle agenda väljamängimisel, mis võib päädida meie riigi ja rahva hävinguga. Kas sellest arusaamisest lähtuvalt võiksime loota, et võimuvahetus tingib mingisuguse kursi muutus selles osas ja meid ei tüürita sõtta Venemaaga, nagu me praeguses protsessis ilmselgelt näeme. Ei ole ju agendaks mitte sõja ärahoidmine, vaid meie sõtta viimine. Kas selles osas midagi märkimisväärselt oluliselt muutuks? Ma ei julge loota. Pidades silmas, et meil on tegemist koalitsiooni valitsusega. Et kui erinevad on näiteks Isamaa positsioonid ja oletame, et Isamaa on peaministri erakond praegustest reitingutest lähtuvalt. Kui erinevad on Isamaa hoiakud välis- ja kaitsepoliitilistes küsimustes võrreldes Reformierakonna hoiakutega? Ma ei tea üldse mingeid märkimisväärseid erinevusi. Ja Euroopa Liiduga sama asi, eks, kui me näeme, et see ideoloogia, mida meil on juurutatud Euroopa Liidu nii-öelda viljastavates tingimustes, päädib sellega, et meie rahva elujõud järjest hääbub, majanduslik elujõud hääbub, demograafilised näitajad käivad alla, immigratsioon muudkui kasvab, eks. Me lihtsalt hääbume riigi ja rahvana
muuhulgas selle rohepöörde tingimustes, kas meil on reaalselt suutlikkust jõuda selle punktini, aga me peame siis välja astuma. Jah, iseseisvuse ideaali taastamisega nii NATOst kui Euroopa Liidust välja astumisega kaasnevad riskid, aga kui sama teed jätkates me jõuame päris kindlasti hääbumise ja lõpuni. Siis kas meil on seda suutlikkust neid otsuseid teha? Ja kas on valmidust neid otsuseid teha erinevatel parteidel nii koalitsioonis kui opositsioonis? Julgen sügavalt kahelda. Nii et ma arvan, need on need küsimusi, mida me ei tohi nagu maha vaikida. Peame julgema neid küsimusi küsida vastasel juhul pärast valimisi ja leiame, et kuulge, aga me tahtsime ju muutust, aga mingites põhimõttelistes küsimustes nagu ei olegi mingeid väga olulisi muutusi. Tühistatakse automaks näiteks ära nagu lubati, aga selle asemel tulevad mingisugused muud varamaksud, eks ole, mis kokkuvõttes võivad olukorrani, kus siis märkimisväärset maksukoormuse langust ei tulnudki ja nii edasi. Et selles mõttes on minu meelest pilt palju hullem ja tõsisem ja need küsimused palju tõsisemad kui see, et meil on ametis valitsus, mis ei oma rahva enamuse toetust. Ja, ma olen selles osas tõesti nõus, et loota, et mingit sisulist kursimuutust, nii nagu sina siin mainisid, mis puudutab näiteks Eesti välispoliitilist afiliatsiooni, Eesti välispoliitilist suunda, ka seoses, ma ei tea, Euroopa Liidu, NATO-ga, meie võimaliku neutraliteedipoliitikaga loomulikult uuelt võimalikult koalitsioonilt oodata ei saa. Ja ei saa tegelikult oodata ka tõesti see kõikvõimalikke nii-öelda moraali ja kultuuri sõjateemalisi parandusi. Et opositsioonis on hea teha nägu sellest, et justkui ollakse tegelikult siin, ma ei tea, abielu poolt ja sellise otsese homoagenda vastu, mida tegelikult paneme nüüd tähele. Keskerakond ja Isamaa enam ammu väga suurelt ei tee. Ei, muidugi tee. Et see on juba selge. Selles probleem on. Ja absoluutselt, et et Keskerakond ja Isamaa ei ole mitte kunagi lubanud seda, et abielu tähendus seadustes taastatakse. Küll aga on lubatud 100 korda lõpetada automakseks. Ja 100 korda on lõpetada. Nii et see tähendab seda, et tulevikku suunatud lubadusi antakse küll, aga lihtsalt mitte abielu tähenduse taastamiseks. Ja, et kas näiteks Keskerakond ja Isamaa on rääkinud sellest, et ma ei tea, siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis paika pandud homoseksualistliku ideoloogia 5-aastaku plaan tuleks ümber teha. Ma ei tea, et seda oleks väga palju suurte sõnadega tehtud näiteks. Need on sellised ideoloogilised küsimused, aga rääkimata loomulikult sellest, et me oleme nagu, milline on meie välispoliitiline suundumus. Seda ei ole sealt nüüd küll mingil määral oodata. Ja kuna EKRE, kui ta üldse valitsusse läheb, on eelkõige mingisugune väga nagu väikse venna tasandil seal valitsuses ilmselt, kui teda üldse sinna vaja on võtta, ja väga võimalik, et ei ole, ja Keskerakond ja Isamaa saavad teha kaksikerakonna valitsuse. Või miks mitte ka sotsidega? Või miks mitte ka sealt sotsidega, seal on kindlasti palju rohkem igasuguseid selliseid Isamaale lähedasemaid inimesi kui EKRE-s isegi. Et see liin ei muutu selles mõttes kohe päris kindlasti, et seda ei maksa nüüd küll oodata, et Isamaa ja Keskerakond hakkab nagu Eesti välispoliitilist liini muutma. Ja isegi loomulikult seda kultuuripoliitilist liini, et seda seal ei muudeta. Ma isiklikult arvan, et on tõenäolisem, et kui Isamaa võidab valimised ja talle tehakse presidendi poolt ettepanek moodustada valitsus, siis eelistatakse kolmanda partnerina, kui kolmanda partnerit üldse Keskerakonna kõrval on tarvis EKRE-le nii sotse kui parempoolseid. Jah, mul on parempoolseid. Ma lihtsalt nagu spekuleerin. Ma arvan, et see nii on. Ma arvan ka, et see on neile mugavam lihtsalt. Kindlasti on ja ma arvan, et siin on parempoolsetega on selles mõttes probleem, et nad on Isamaast välja visatud seltskond, eks ju, ja Isamaa praegusel suurinvestoril ja annetajal Parvel Pruunsillal ning seal teistel Isamaa liikmetel võib olla nagu väike pisikene kana kitkuda proua Süvariigiga, eks ju, kes on nüüd pikalt ja laialt neid kiusanud kõikvõimalike Süvariigi poolt algatatud protsessidega, eks ju, kättemaksuks, aga oma sidemete kaudu ilmselt, et see on väga huvitav, et isegi
ERR ei tee sellest teatud mõttes nagu saladust, et kui räägitakse Isamaa protsessidest, siis küsitakse Lavly Perlingilt mingeid kommentaare, eks ju. Et noh, tegelikult võiks ju küsida, et who cares, kes see Lavly Perling siin on, eks ju, mida tema siin on teinud üldse selles küsimuses, eks ju. Ei, Lavly Perlingilt küsitakse kommentaare just nagu viidates ikkagi, et temal on mingisugused sidemed ja niidi otsad peos, mis on viinud siis Pruunsilla tagakiusamiseni ja Isamaa muude protsessidega seal nurka surumiseni, eks ju. Et, aga see selleks, et noh, et ma arvan, et väga meelsasti põhimõtteliselt parempoolsetega seda ei tehta, ka sotsid, suur isamaaline endine siseminister ja teised, eks ju, kes on ikkagi nagu sibulatele näidanud koha kätte ja sibulakuuri ja me tuleme selle juurde ka siin saates kohe, eks ju, sibulakuuri lammutama asunud niimoodi ühiskondlikke pingeid üles kruttima asunud. Sealt leiab nagu Isamaa küll endale nagu väga, väga truui partneri, et sealt ei ole küll mingit probleemi. Et minu jaoks nagu üks tasand, mis sellel hooajal veel oli ja mille ma paneksin siia nagu ette, on see, et kui me veebruaris 2025 lugesime Margus Tsahkna sellist väljaütlemist, et Eesti huvides on see, et USA võtab meie muldmetallid enda käsutusse. Ehk siis selline nagu puhas koloniaalsüsteemi poliitiku väljaütlemine, eks ju. Siis no minul küll tekitas tõsist küsimus see, et kui siin aasta pärast seda tuli põhimõtteliselt täpselt samasuguse ideega välja ei keegi muu kui Martin Helme. Küsimus on lihtsalt selles, et nüüd oli Trumpi valitsus ja siis võis äkitselt ütelda, et põhimõtteliselt USA huvitubki. 12. veebruari 2025 oli ka muidugi juba Trumpi valitsus. Jah, oli jah, aga noh, selles mõttes, et sealt edasi on selline nagu Trumpismi, kuidas öelda, võidukäik Eesti konservatiivide seas ainult kasvanud ja kui nüüd sama ideega tulevad välja A. Tsahkna, B. härra Martin Helme, no siis on siin midagi väga, väga, väga kahtlast, et noh, tundub, et just kui esiteks A. oleks siin tehtud juba mingisugused teatavad kokkulepped, kuigi Roman Pipko, USA suursaadik põhimõtteliselt näitas Martin Helmele koha kätte omaenda kommentaaridega olukorras, kus ta üritas nagu siluda seda dramaatilist väljaütlemist, Martin Helme ERR-is tehtud väljaütlemist. Aga igal juhul idee, et Eesti peaks loovutama oma enda turvalisuse nimel oma enda muldmetallid ja fosforiidi USA käsutusse, tulgu see paremalt, tulgu vasakult, ükskõik kus kohast tsentrist, see on põhimõtteliselt Eesti riiklike huvide reetmine. Seda Tsahkna akadeemik Tsahkna suust, aga kui seda räägivad konservatiivid, siis ka konservatiivide suust. Et see on suveräänsusprintsiibi, Eesti iseseisvusle printsiibi reetmine. Ja seda peab avalikult välja ütlema. Et niimoodi need asjad minna siin ei saa. Ja kui konservatiivid mängivad meie enda varad USA kätte, samamoodi nagu seda teeksid põhimõtteliselt tehnokraatlikud liberaalid, nagu seda on Tsahkna, siis tegelikult ollakse veel hullemas positsioonis, sest need liberaalid ei olegi kunagi deklareerinud mingisugust erilist Eesti iseseisvuse ja suverääniteedi ideaali, aga konservatiivid seevastu seda on deklareerinud. Ja nüüd, kui me oleme valmis USA nimel selliseid mööda või järeleandmisi tegema ja justkui neid nagu ise pakkuma oma enda maavarasid, mis põhiseaduse järgi kuuluvad Eesti rahvale, USA riiklikele huvidele, sellest, et meid kaitstaks siin 200 kilomeetrit Peterburist, olukorras, kus me ise pidevalt kogu aeg seda sõda provotseerime ja meid provotseeritakse Venemaa vastu, on ikkagi väga-väga tõsine asi ja ma ütlen, et see peaks panema väga paljudel inimestel nagu küsimusi esitama ja küsimusi esitama konservatiivide suunas eelkõige, et mis asi see nüüd oli. Minule tekitas see käesolevast hooajast väga-väga tõsiseid küsimusi. No samas ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et Eestis on ammu juba välja kujundatud selline olukord, et täiesti sõltumata sellest, kes võimul on, jätkub selline USA suhtes vasallpoliitika elluviimine.
et meil ei ole tegelikult mingit lootust riikliku iseseisvuse poliitika elluviimisel, mis on ka minu jaoks olnud üks kõige suuremaid selliseid probleeme. Et kui Mart näiteks ütleb, räägime asjast saatest, et Eesti püsima jäämiseks on ainult üks võimalus. Eesti peab tegema ennast Ameerika Ühendriikidele vajalikuks ja kasulikuks ja veenma selles, et me oleme Ameerika Ühendriikidele vajalikud ja kasulikud Donald Trumpi. Siis see ei ole selline visioon, mida mina tahaksin aidata ellu viia. Lihtsalt, sest see ei ole riikliku iseseisvuse visioon. See on vasallriigi visioon. Et kui me võtamegi sellise hoiaku, et me peame lihtsalt nagu nui neljaks, eks ole, tegema ennast vajalikuks ja kasulikuks. Vastasel juhul me ei jää püsima. Siis esiteks ma arvan, et see on puht praktiliselt vale. Et Ameerika Ühendriik ja Donald Trump ei huvita absoluutselt see, kas Eesti jääb püsima või jääb püsima mingisugune mikroriik kusagil Euroopa perifeerias. Seda esiteks. Aga teiseks, see ei ole kooskõlas minu arusaamisega lihtsalt sellest riiklikust ja rahvuslikust väärikusest. Et me peame ikkagi tegema seda, mis on õige ja hea ja vajalik ja kasulik meie enda vaatepunktist, mitte üritama olla vajalikud ja kasulikud Ameerika Ühendriikidele. Rääkimad sellest, et aga mille kaudu me siis saame olla vajalikud ja kasulikud. Palju meil neid asju on, mis päriselt võiksid Ameerika Ühendriikidele või nende korporatsioonidele, palju seal vahetki on siis huvi pakkuda. Mina ei oska väga palju pakkuda, et ma oskan pakkuda 3 asja. Esiteks, tingimusteta osalemine USA agressioonisõdades, toetuse avaldamine diplomaatilisel tasandil, pluss siis ka sõjalisel tasandil, mis on muidugi sümboolne abi, aga oluline nende vaatepunktist läbi selle, et see legitimeerib neid operatsioone. See on see, mida Eesti saab teha, mida Eesti on teinud ja mida saab ka tulevikus teha. Tingimusteta, kui US peremees läheb sõtta, läheb vasalga sõtta ja toetab igal juhul, eks. See on just see, mis praegu Iraani sõjaga seonduvalt Euroopas nagu väga õlitatult enam ei toiminud, eks. Ja Trump on olnud päris pahane selle peale, eks ole, et vedasite meid alt ja me võib-olla lahkume üldse NATO-st ja nii edasi selle peale. Mis näitab ühtlasi seda, kui tugevat kaitset see NATO meile pakub, kui ta nii habras on, eks ole, et nii kui sa ei lähe järjekordsesse agressioonisõtta, ähvardatakse sind kaitseta jätta või üldse NATO-st välja astuda. See on esimene asi. Teine asi on see, et me saame võimaldada meie territooriumile paigutada USA sõjaväebaase, muuhulgas tuumarelvi, millest on viimasel ajal palju juttu olnud. See on reaalselt asi, mis võib neile huvi pakkuda, et saada paigutada oma, eks ole, raketisüsteemid või muud relvasüsteemid siia Venemaa külje alla, Peterburi külje alla, et see on strateegiliselt väga oluline asi, mida me saame pakkuda, platsdarmi oma territooriumi näol, eks. Ja 3. asi on siis maavarad, mida me saame pakkuda. Tulge hakake ekspluateerima meie maavarasid, tooge oma korporatsioonid sisse ja ma ei tea, midast kaevan need on veel, et on see põlevkivi veel või on see fosforiid, muldmetallid või ega see väga palju rohkem midagi pakkuda ei ole, puhas vesi, eks. Ma ei näe, ma ei tea, võib-olla sa oskad täiendada, aga mina isiklikult tõesti nagu rohkem väga palju näha ei oska. Ja siis ongi see küsimus, et kui me peame igal juhul tegema ennast vajalikuks ja kasulikuks, siis mina näen neid 3 asja ja ma ei taha ühtegi toetada. Ja ma näen, et see teine osa selles on nagu peamine tegelikult, et see sõjaväeline platsdarm Venemaa vastu. See on see peamine küsimus üldse, milleks Eestit USA süsteemile üldse vaja on. Ja tegelikult peaksid kõik inimesed aru saama sellest. See on nüüd asi, millest me oleme rääkinud pikalt ja laialt, aga tegelikult eestlane kui selline võiks mõelda selle peale, et mitte kedagi. Ei Donald Trumpi, ei J.D. Vance'i, ei, ma ei tea, Tulsi Kabardit, ei ühtegi demokraati ega satanisti, ega ühtegi paremat või halvemat poliitikut seal USA's. Ei huvita see, kas eestikene jääb püsima või mitte. Kas Eesti rahvas säilib, eesti keel, kultuur ja rahvus säilib läbi aegade või mitte. Või on ta juba järgmise 10 aastaga kööga. Et see ei huvita mitte kedagi seal. Ja see peab olema nagu esimene asi, et me sellisest infantiilsest hoiakust, et meil on selline suur isand, kelle vasallid me oleme, et mida ustavamalt me teda teenime, siis meid võetakse kuulda ja meid tuldakse kaitsma. Olukorras, kus me oleme ju ennast sellesse olukorda üldse ju pannud, et see sõda siia võiks tulla.
me oleme ju ise ennast Ameerika Ühendriikide transatlantiliste huvide pärast tanki pannud. See ongi see põhjus ju, miks see sõda siia võiks tulla. Ja selles mõttes, et nüüd olukorras, kus me ise oleme käest ja jalust seotud selles transatlantilises süsteemis ja nüüd justkui tunneme ohtu ida poolt ja ütleme, et aga tulge mitte ainult võtma ära meie platsdarm ja kasutama meid platsdarmina, tankistidena niimoodi, vaid tulge võtke ära ka meie muldmetallid ja meie maavarad, muud maavarad, on selles mõttes nagu künismi ja hullumeelsuse ja rahvusliku enesetapu tipp. Et isegi mitte seda ei tehta, et okei, me oleme ennast maha müünud platsdarmiks. Et okei, nüüd maksate kinni kogu selle platsdarmi viimase 15 aasta elustandardi siin. Nüüd maksate miljardeid, sellepärast meie ohverdame oma elu sellepärast siin, et teie saaksite oma platsdarmi pidada ja Venemaad oma geopoliitilist peamist vaenlast siin torkida, aga nüüd maksate vähemalt kinni, et viimased 15 aastat Eesti rahva elukest oleks nagu luksuslik elukene, et me saaksime nagu veel nagu viimast võtta enne kui meile nii-öelda nagu tanki roomik meist üle sõidab. Või droon meid tükkideks pommitab. Et võtame siis vähemalt viimased 10 aastat nagu kõige paremini. Ei, et seda ka ei ole ju. Seda ka ei ole. Et vastupidi, me oleme ise valmis oma rahvuslikud varandused loovutama olukorras, kus me ise oleme selle olukorra tekitanud siia üldse, selle sõja vahetu ohu. Et aga siin ma võiksin küsida, et kui me niimoodi mõtleme, siis milline erinevus on üldse siis nagu paremal ja vasakul? Mille poolest erineb see jutt, et me peame ennast tegema USA-le võimalikult huvitavaks? Näiteks ma ei tea siin välispoliitilise nomenklatuuri jutust aasta 10 juba. Et USA on meie pealimine liitlane ja me peame põhimõtteliselt täitma. Aga ei erinegi. Mille poolest näiteks see erineb Taavi Vseviovi või Krossi või Jonatan Vseviovi, vabandust, siis Eerik-Niiles Krossi ja austatud piltniku Marko Mihkelsoni sellistest positsioonidest. Omaaegse veel tänapäevase homokirjaniku Mikseri positsioonidest. Et kes kogu aeg on kommenteerinud seda, võtnud nagu USA poolt sõna niimoodi, valve kommentaatoritena ja valve ekspertidena. Ei siin ongi erinevad rollid on lihtsalt, et kord peavad esiplaanidel tõusma need kohalikud poliitikud ja ametnikud ja kommentaatorid, kellele meeldib rohkem vabariiklaste võim. Ja kord peavad selle rolli kandmas need, kellele meeldib rohkem demokraatide võim. Aga keegi peab seda rolli pidevalt täitma. Muidugi peab, loomulikult. Selles mõttes on see nagu rolli jaotus. Aga muuseas ma samal ajal, kui sa rääkisid, jäin mõtlema, et on ikkagi mõned asjad veel, mida Eesti saab pakkuda selleks, et olla ameeriklastele vajalik ja kasulik. Et ma võib-olla liiga piirasin ära selle, aga teatud mõttes need ülejäänud asjad on nagu seotud eelnevatega ja ma kirjutasin 2 punkti välja, et mul meelest ära ei läheks. Esimene loomulikult on maksimaalne USA relvatööstuse nuumamine. Et mitte ainult siin platsdarmi pakkumine sõjaväebaasidele, vaid selle mehhanismi väljamängimine, milleks NATO paljuski ongi mõeldud. Et panna Euroopa vasallriigid siis maksimaalselt suunama oma maksumaksjate ja tulevaste maksumaksjate vara siis USA sõjakorporatsioonidele. Ja see ongi see, mida me näeme, eks ole, kui NATO raames öeldakse, et kaitsekulutused tuleb tõsta vähemalt 5% SKT-st, siis see on teatud mõttes vasallidele kehtestatud maks. Sest et küsimus ei ole ainult ju selles, et te teete neid kaitsekulutusi, vaid väärtuslik USA silmis on ikkagi see kaitsekulutus, mis on suunatud USA sõjatööstusele. Ja siis tulebki osta näiteks, ma ei tea, nüüd ostame $500 miljoni eest veel HIMARS-i raketiheiteid. See, et moona eraldata, polegi nagu otseselt oluline. Sellepärast, et sa pead olema isandale vajalik ja kasulik. See on nagu teisejärguline, et kas sa neid süsteeme üldse kunagi kasutada ka saad oma riigi kaitseks, niikuinii ei saa, kui ameeriklased seda ei luba, eks ole. Aga nad ei anna sulle isegi moona võib-olla. Ja ega sina ei protesti selle peale, et nüüd võtate need süsteemid tagasi, annate meile raha tagasi. Ei, keegi mitte midagi sellist ei ütle. Selle lihtsalt põhjusel, et see ongi teatavas mõttes nagu see andam, mida tuleb maksta.
siit 500 miljonit, järgmine aasta võib-olla veel 500 miljonit, võib-olla kusagilt miljard, eks ole. Ja kui sul seda raha ei ole, siis sa lihtsalt võtad laenu. Tõmbad esiteks koomale oma rahvale pakutavaid hüvesid, eks meditsiinisüsteemi ja pensionisüsteemi ja erinevaid lastetoetusi ja peretoetusi ja muid asju, eks ole. Selleks, et saaks rohkem panna raha nii-öelda kaitsekulutustesse ja sellest kaitsekulutuste raha basseinist eraldada üha rohkem USA sõjatööstusele. Sellepärast, et meie ülesanne on olla USA-le vajalik ja kasulik ja veenda selles Donald Trumpi. Et see on üks konkreetne asi, milleks paljuski NATO ongi loodud, olgem ausad. Tuletame meelde, et NATO leping ei kohusta ameeriklasi kellegi kaitseks sõjaliselt sekkuma ja ameeriklased ei ole ka seda kunagi teinud kogu NATO eksistentsi jooksul. Ja no teine asi, mida saab muidugi teha, on see, et hakata ostma Ameerika korporatsioonidelt naftat ja gaasi. Eks need LNG laevad saavad USA-st sõita ka Eestisse, saavad hakata sõitma ka naftatankerid Ameerika Ühendriikidest Eestisse. Tõsi, see tähendab, et me peame seda gaasi ja naftat ostma ilmselt 2 või rohkem korda kallimalt, kui me saaksime osta Venemaalt. Aga see on jällegi maks. Ostadki kallimalt. Mitte sellepärast, et odavamalt ei saaks, vaid sellepärast, et näidata, et sa oled vajalik ja kasulik. Selleks on meil terve ekspertide armee, kes tõestab seda, et Venemaalt nafta ostmine ja elektri saamine ja energia mingisugused sidemed on julgeolekuoht. Julgeolekuoht, et sa saad poole odavamalt või ma ei tea 3 korda odavamalt oma enda energia, ehitad selle baasil üles toimiva majanduse ja lihtsalt rahulikult elad nagu Miška ilma näiteks elektribörsita ja mingite muude liigkasuvõtlike struktuurideta, et see on Eestile julgeolekuoht. Kujutate ette? Et ei saa sellist asja ette võtta, et okei, Venemaa paneb selle kraani kinni ja teeb midagi, pöördume siis USA poole, ostame siis sealt kallimalt niimoodi, kui asi läheb sinnamaani välja, aga vähemalt senini oleme saanud 3, 4, 5, 6 aastat, 7 aastat, 10 aastat suurepärase hinnaga elektrit. Me oleksime nagu või sees siin, kui me seda teeksime, eks ju. Kui me pööraksime kogu selle rohepöörde hulluse veel minema siit ja veel lisaks sellele näiteks paneksime tööle oma enda põlevkivijaamad täisvõimsusega, mis annab nagu väga hea tulemuse, tähendab nagu energia ekstraktsiooniks, eks ju. Et kui ta kogu aeg käib edasi-tagasi, et siis see kuidas siis öelda, seal on mingi oma termin, ma olen selle ära unustanud, aga põhimõtteliselt see, et kui palju sa ühikus saad energiat välja pigistatud, on sellise ühtlase põlemisega kõvasti parem, et ma ei tea, nii nagu auto oleks ju, et kui sa käid ja kogu aeg vajutad gaasi edasi-tagasi, et siis kütust kulub kõvasti rohkem sama maa läbimiseks, kui tasaselt ja vaikselt sõites. Et okei, see selleks, aga et me sellises olukorras võiksime nagu elada või sees, me maksud oleksid madalamad, kõik oleks palju parem. Ei, meil on terve süsteem, mis ütleb, et see on julgeolekuoht Eestile, et see on selline orwellik ümberpööramispoliitika lihtsalt. Aga see on absoluutselt tõsi, ma nõustun, need on ka head. Ja muidugi kogu palju häälega mõeldes tuleb nagu veel punkte muidugi meelde, mida saaks ma nimetada, ma ei tea, ilmselt ei ole mõtet siia väga pikalt kinni jääda, ma mainin ühe asja siiski veel ära, et vaata, kui Ilves oli 90-ndatel juba välisminister Eestis, siis tema üks suurtest projektidest oli ju see, et teha Eestit USA-le vajalikuks ja kasulikuks läbi selle, et erastada ära Narva elektrijaamad. Kogu meie põlevkivitööstus erastada Ameerika korporatsioonile Energy. Mäletades koguti meeletu hulk allkirju selle vastu ja see jäi siiski tegemata. Aga toona Ilves juba selle nimel tegutses, olles Ameerikast tulnud siia nii-öelda kõrgele võimupositsioonile. No ilmselt ka istutatud siia, olgem ausad on ju. Ja nüüd teatud mõttes saaks midagi sarnasti üritada teha läbi selle, et pakkuda ka ameeriklastele võimalus siia tuumajaama rajada mingi Ameerika korporatsioonile. Et Riigikogus võeti vastu see seadus, mis loob seadusliku raamistiku tuumajaama rajamiseks ja kui me tahame olla ameeriklaste vajalikud ja kasulikud, siis võikski öelda, et tulge oma korporatsioon, anname nende korporatsioonidele selle võimaluse siia tuumajaam rajada ja meile siis ilmselt mitte väga sootsa hinnaga elektrit müüma hakata ja selle pealt kasumit teenida. Et igal võimalus vaadata, üks võimalus olla kasulik on see, et suunata meie maksumaksjate praeguste tulevaste maksumaksjate raha siis rohkem Ameerika korporatsioonidele. Et see on siis see üks asi. Aga seda kõik need asjad näevad ette seda, et see ei ole
riikliku iseseisvuse programm, see on vasallriigi programm ja ma ütlen, siin on nagu põhimõtteline küsimus, et kas me tahame võtta need riskid, mis kaasnevad riikliku iseseisvusega, tõsi, sellega muidugi kaasnevad riskid. Või teine variant ongi, et loodame siis, et võimalikult püüdlikuks vasalliks olemine tagab meie püsima jäämise, aga ei taga ju. Tegelikult ei taga ju. Alustades sellest, et kedagi ei huvita, kas mingisugune Eesti jääb üldse püsima. Parimal juhul kaitstakse oma investeeringuid siia mingil määral, eks ole. See ongi see põhjus, miks tahetakse võimalikult palju nagu nii-öelda meelitada siia nende investeeringuid, mis teisisõnu tähendab Eestit võimalikult palju nendele maha müüa, eks. Aga teine asi on see, et me ise sureme selle kontekst lihtsalt rahvana välja. Et vaata, milline on meie sündimusnäitajad, milline on meie demograafiline olukord, kui me suuname järjest rohkem maksumaksjate raha, tõstame järjest rohkem makse, võtame järjest rohkem riigi võlga, selleks, et suunata seda mingisugustele välismaistele korporatsioonidele, siis me ju kiirendame oma enda rahvusliku hääbumise protsessi. Et see on ju ilmselge. Ja noh, see muidugi omakorda toob meid veel palju suuremate küsimusteni, mille eest ma tean, et teil on vist Jaak Valgega plaanis arutada, et mis see rahvuslus siis kokkuvõttes ongi, kui rahvuslased, eks ole, seisavad sellise poliitika eest, et noh, ma ei tea. Minu visioonis rahvuslus peaks tähendab enne kõike seda, et meil peaks olema suured ja terved perekonnad. Et meil sünniks palju lapsi ja me saaksime rahvana suuremaks, sest et kui ei ole palju lapsi, ei ole tulevasi põlvkondis, kes seda keelt ja kultuuri üldse edasi kannavad. Aga paraku me näeme, et see rahvuslus Eestis ilmneb kõige muu kui sellena, et ma ei näe, et kõige kõvemad rahvuslased ise nagu oleksid suurte ja tugevate perekondade loojad, et siin on pigem ikkagi hoopis teised hoiakud, mis on minule suhteliselt võõrad ja et mitte öelda isegi sageli eemale tõukavad. Ja, üks protsess, mis nüüd viidi siis selle aastaga lõpule, oli Riigikohtu otsus kirikute koguduste seaduse osas. Ja võiks öelda küll, et see otsus ikkagi sillutab teed sellisele julgeoleku diktatuurile, kus julgeoleku kaalutlustel mängitakse üle kõikidest teistest olulistest kaasa arvatud põhiseaduslikest õigustest ja väärtustest nagu usu ja südametunnistuse vabadus. See on nüüd see uus toote mõiste, mille abil õigustatakse kõike ja kõiki. Et kui me siin oleme rääkinud rahva riisumisest ja Eesti inimeste varade suunamisest põhimõtteliselt räkiti kaudu USA sõjatööstuskompleksile, siis selle taga on ju ainult üks peamine argument. Julgeolek. Kas te olete julgeoleku vastu, tahate Putinit siia? Nii. Ja siis te maksate nii, et veri ninast väljas. Ja sama asi, meil on mingisugune selline välja mõeldud süüdistus, kapo salastatud raport Eesti kristliku õigeusu kiriku osas. Ja mina olen seda salastatud raportit näinud. Mina olen ka. Oled või? Mina olen ka. Sa mõtled, ma olen näinud salastatud raportit Eugeeni osas. Mina räägin sellest kapo raportist, millele viidati ka parlamendi menetluses. Ja seda mitte. Ja väidetavalt pidavad sellest nähtama, et on suur julgeolekuoht. Mina küll mingit suurt julgeolekuohta välja. See on bluff lihtsalt. Just. Aga kujutate ette, et meil on selline olukord nüüd. Et meile tuleb nagu riigi mingisugune oluline julgeolekuorganisatsioon, paneb põhimõtteliselt raporti, mille sisuga mitte keegi tutvuda ei saa lauale, mille sisu ei saa kommenteerida, kritiseerida, sellepärast, et see on riigisaladuseks kuulutatud ja lihtsalt ütleb, et uskuge nüüd meid, et see kirik on ohuks julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Te peate nüüd lihtsalt uskuma. Nii. Ja see ongi põhimõtteliselt diktatuur. See ongi diktatuur, siis hakkavad toimima peavoolumeedia väljaanded, Postimees ja kõik muud, vaadake, meil on julgeoleku oht siin Eesti Vabariigis, niimoodi need nunnakesed seal Kuremäe ja Pühtitsa kloostris, need kujutavad ennast julgeolekut Eesti ja nemad ei kujutage, need sidemed. Sidemed. Ja siis ongi asi, aga see on üks tasand tegelikult sellest asjast. Aga kui nüüd vaadata seda tervikpilti, siis minule tundub küll, et see kirikute koguduste seadus on nüüd disainitud selleks,
et siin Eestis ikkagi mingisugusel religioossel rahvuslikul tasandil eriolukord või võib-olla isegi sõjaolukord esile kutsuda. Et kui siin on Riigikogus ja igal pool mujalgi nähtud unenägusid ja käivad kõlakad sellest, et Reformierakond oma ainukese lootusena üritab teisaldada Kaitseväe kalmistult Aljoša monumenti ehk teha põhimõtteliselt pronksöö 2.0, siis need kaks asja võimalikus korrelatsioonis ehk siis nii-öelda Eesti Moskva sidemetega ortodoksi kiriku sundlõpetamine ultimatiivselt ja võimalik Aljoša selline provokatsioon, millega siis Reformierakond oma esimese 15 aasta võimu garanteeris siin Eestis, võiksid siis välja jõuda sinna, et aastal 2027 märtsis mingisuguseid Riigikogu valimisi ei toimu ja eriolukorras jätkab Michali või Reformierakonna valitsus. Et see on nagu üks oht ja see seadus on üks, mis viitab sellisele ohule, sellisele väga tõsisele asjale. Tundub disainitud olevat. No võib küll olla, aga ega nad loomulikult nüüd sundlõpetamiseni enne Riigikogu valimisi jõuda ei saa. See on selge. Et nad saavad seda protsessi algatada ja muuseas sa ütles alguses ka, et see kirikute ja koguduste seaduse muutmise saaga on nüüd siis lõpule jõudnud. Ega ta lõpule jõudnud ei ole. Vahefinišisse. No vahefinišisse, et eelkõige jah, kui nüüd minna siit edasi ja tegelikult on Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku juhid ka seda öelnud, et nad lähevad Euroopa Inimõiguste kohtusse sellega. Ja, aga sinnagi ei saa veel pöörduda enne, kui on tegelikult käidud läbi täiendav kohtutee, mis seondub siis sellega, et kui päriselt hakatakse sundlõpetama, siis see otsus vaidlustatakse kohtus, siis on esimese astme kohtuvaidlus, siis on teise astme, siis on võimalik, et ka kolmanda astme ja siis saab pöörduda Riigikohtusse, kui kogu see siseriiklik õiguskaitsesüsteem on läbi käidud. Kõik 3 kohtuastet. Nii et see võib vällata veel aastaid. Aga mida nad saavad teha enne valimisi on see, et jõuda punkti, kus nad taotlevad kohtult sundlõpetamist. Et siseminister pöördub kohtu poole siis sundlõpetamise taotluse. Ja sellega loomulikult saab ka juba pingeid üles kruvida ja kui tõesti midagi sellist provokatiivset sinna juurde tehakse, nagu näiteks pronkssõduri teistkordne teisaldamine vahetult enne valimisi ja vastavad jutud tõesti liiguvad, siis jah, põhimõtteliselt on võimalik küll võimule jääda. Ma ei tea, kui paljud inimesed seda teavad, aga tasub alati meeles pidada, et põhiseaduse paragrahv 131 lõige 1 ütleb, et erakorralise või sõjaseisukorra ajal ei valita Riigikogu, Vabariigi presidenti ega kohalike omavalitsuste esinduskogusid ega lõpetata ka nende volitusi. Mis tähendab siis seda, et need institutsioonid jäävad võimule, kui kuulutatakse välja erakorraline seisukord või sõjaseisukord. Ja kui kaugel me sellest olemegi? Ma juba mõtlesin siis, kui see droon Auvere korstna pihta lendas, et kui oleks näiteks käivitatud Stratkomi aparaat, et näete, meid sõjaliselt rünnatakse, eks ole, nüüd ei ole muud teha, kui me sõjaseisukorra välja kuulutama selleks, et me saaksime rakendada sõjaseisukorra puhul ette nähtud meetmeid, et hakata Eesti riiki kaitsma ja Eesti on rünnaku all. No mis sa arvad, et oleks tohutu mingisugune avalikkuse protest olnud selle peale? Ma arvan, et ei oleks. Ma arvan, et inimesed oleksid pigem Reformierakonna toetuseks tõusnud selle peale. Eks ole, et näed, otsustav tegutsemine Eesti kaitsel, et meid ongi käes see moment, eks Venemaa. Lihtsalt vastu suve pole mõttekas teha seda, et hea on alustada sügis talvel. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et vaata kui lähedal me olime selle, et seda saaks teha. Et kui midagi nüüd sarnast või sisuliselt sarnast, aga vormiliselt teistsugust leiab aset siin talvel, siis on väga hea loetud kuud enne valimisi kas erakorraline seisukord või siis sõjaseisukord välja kuulutada ja siis ei tule mingid valimisi. Ja ega ma muud varianti küll ei näe, kuidas Reformierakond praegu võimule võiks jääda pärast kõiki need asju, mis on tehtud. Et midagi on ikkagi sellist vaja, mis inimestel kaine mõtlemise täielikult välja lülitab ja hirmu laseb võimust võtta ja selle pinnalt siis on võimalik
noh jah, võib-olla tõesti, et mitte ainult valimist ära jätta, vaid nagu Veiko Vihuriigi vist unes nägi, ta kirjutas, et on võimalik ka see, et tõesti mingi provokatsioon, mingi sisemine konflikt põhjustada, siis käi ennast välja selliste jõuliste meetmete rakendaja ja selle kaudu otsustava tegutsejana. Ja siis rahvuslike tunded üles küttes uuesti siis valimistel tugev tulemus teha. Et austades mind ei üllataks enam mitte miski. Mind ei üllataks samuti, absoluutselt. Massimanipulatsiooni mehhanismid on niivõrd võimsad ja samas ka Eesti ühiskonna suutlikkus massimanipulatsioonidel alluda ka nii muljetevaldav, et kui need kaks poolt kokku paned, siis mind ei üllataks mitte miski. Ja, ehk siis teha põhimõtteliselt Reformierakonna poolt seda, mida ta tegi pronksööl, et see oli samamoodi kalkuleeritud operatsioon. Et sellisest 11, 12, 13% erakonnast, kui ta oli võimul, sai äkitselt Eesti rahva suur eestvõitleja. Sellepärast, et ta teisaldas Aljoša ja tekitas siis sellise tõsise mäsu siin. Et see oli kalkuleeritud, julmalt kalkuleeritud Eesti ühiskonda põhimõtteliselt ära hävitav, tükkideks rebiv selline kalkulatsioon, aktsioon. Ja seda tehti ja see kindlustas Reformierakonnale sellise võimu, mida veel siin lillades sokkides Reformierakonna peaminister Rõivas käis ja tegi igal pool oma reklaamides, et üle tema peade lendasid NATO lennukid. Et see kindlustas Reformierakonna kuvandi Eesti eestvõitlejana. Ja selle toel on tänani purjetatud. Nüüd siis on jõutud sinnamaani välja, et toetus on väike. Enne samamoodi tuli ju nendele see Ukraina sõda suure kingitus. Muidugi. Et mäletad, koroonadiktatuuri ellu viies oli nende toetus kukkunud ikkagi väga madalale. 2022. aasta lõpuks. Jah, vennes vastu sinna Riigikogu valimistele 2021. aasta lõpuks. Jah, siis oli siis... Ja siis algas see Ukrainasse suurem sõda, umbes aasta enne valimisi veebruaris 2022. See võimaldas selle aasta jooksul uuesti toetuse lakke puhuda ja siis 2023. aasta kevadel vormistati see 37 või 8 kohaks parlamendis ja peaministri tool loomulikult enda kätte jätkuvalt. Et see oli nagu meeletu kingitus, et ega nad otsivad kindlasti mingisugust sarnast asja, et kuidagi just nimelt hirmufoonilt ja rahvuslike tunnete, kuidas öelda siis, eksploateerimise pinnalt oma võimupositsiooni kinnistada. Ma ei näe mitte mingisugust muud varianti neile. Kuidas nad seda teevad? Absoluutselt nõus. Ja ma mäletan seda, et ma veel kirjutasin ise mingisuguse peatoimetaja Veerua Objektiivi positsiooni, kus ma ütlesin, et praegu on olukord kriitiline, et tegelikult oleks vaja ikkagi rahvusliku ühtsuse valitsust, et kui on selline oht, et võib-olla ühendaks ühiskonna niimoodi tervikuna niimoodi. Praegu ma mõtlen seda, et ma olin ikka paras nagu naiivik, kui päris ausalt öelda. Et mitte öelda naiivitar. No seda nüüd päris mitte ilmselt, aga ikkagi nagu väga naiivne positsioon. Et ei, Stratcom loomulikult teadis kohe seda ära, et mida teha, võtta ohjad enda kätte, vormistada see nii-öelda meie sõjaks eelkõige, kanaliseerida kogu rahva täielik nii-öelda mõistuse varjutus Reformierakonna toetuseks. Ja sealt edasi on siis ajalugu 2023. aasta Riigikogu valimised, mille osas ma ütleksin, et võib olla mingisugune e-valimiste korrektsioon, aga väga palju mängib ikkagi kätte see, et mida tehti Eesti rahvaga Ukraina sõja päevil, kuidas see Stratcom välja mängiti kuule, millest me räägime? Millest me tegelikult räägime? Ma mõtlen, mõnikord on küll selline tunne, kas tõesti nendes asjades peab veel kedagi veenma. Ma mõtlen, minu enda valimisringkonnas, mulle pakuti võimalust kandideerida, ma midagi valida ei saanud, eks selle Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti, eks? Kandideeri seal. Kandideerid minu valimisringkonnas, võttis meeletu hulga hääli, kõige rohkem hääli üldse, Johanna-Maria Lehtmine. Mis ta oli mingi 5200 häält, poole rohkem kui mina. Et ühesõnaga
need olid need faktid, mis ilmnesid selle hüsteeria pinnalt, eks ole, mis üles köeti selle aasta jooksul. Rahvuskangelane, Postimehe aasta inimene, aasta eurooplane, aasta naine ja kõik, eks ole. Selline mentaliteet köeti üles valimistel eelneval aastal. Et inimesed langetasidki reaalselt sellised valikuid. Et selline suli, ma arvan, et täna vist võib seda öelda, üsna julgelt, eks ole, võitis kogu valimisringkonnas valimised. Inimesed valisid teda, et see on parim võimalik kandidaat, eks tema väärib kõige rohkem toetust. See tõmbas, ma ei tea, kui palju neid Eesti 200-lasi veel parlamenti kaasa arvatud meie kõrgelt austatud maaeluministri, eks see. Kes ise sai seal kuskil midagi 500 või midagi häält, isegi minust vähem. No see kandideerinud samas ringkonnas ka. Aga no lihtsalt mõtled, et nii lihtne on manipuleerida avalikus. Mis e-valimisi sul veel vaja on, eks ole, kui niimoodi suudetakse juba teha, eks. Et panna Johanna-Maria Lehtmele andma. Kes ta on? Miks ta peaks olema nagu hea ja väärtuslik ja toetusväärne parlamendi liige? Kui sul kogu ühiskond pasundab in corpore. Ja meedia on sama suure panus. Delfi, president, Riigikogu aplodeerib põhimõtteliselt püsti Johanna-Maria Lehtmele. Johanna-Maria Lehtme teeb sellise näo seal Riigikogu puldis. Jah, ma tean, aga andke raha. Meil on raha vaja. Saate aru, jah? Ja siis nagu kogu ühiskond on pandud tegelikult tegema sinule valimiskampaaniat. Kõik liberaalide organisatsioonid. No mis siis viga on võtta loomulikult kuskilt nagu Põhja-Tallinnast 5500 häält. Et loomulikult Eesti kõige usaldusväärsem isik. Eesti eest. Eesti eest, muidugi. Et loomulikult. Ja need on need näited, mida sa oled toonud või mida sa tõid väga hea, et sa tõid. Need on need näited nüüd, et kui peaks toimuma midagi sellist, mille Reformierakonna spinmasterid ja ühiskonna nii-öelda üksmeele meisterdajad sellisel viisil välja mängivad, et ortodokside pinnal tekitada ühiskondlik vaen venelastega loomulikult. See võtab kokku geniaalselt Eesti rahva 2 peamist sellist nii-öelda probleemi. Kirik, papid ja venelased. No kujutad see ette, see on nii magus, et vähem ei ole. 2 kokku veel. Vene kirik. Sa õudne, selline kõige vastikum asi üldse, mida sa võid nagu näha maa peal. Ja kus selle pinnalt nüüd siis tekitada konflikt, pluss veel väike pisikene aktsioon Aljošaga näiteks, no siis on jällegi. Siis on meil Lehtme 2.0, ainult et Reformierakonna taga. Kõik inimesed aplodeerivad, ütlevad, et jah, see on nüüd meie isamaa eest võitlemine. Et see on tõsine probleem, et me peame tegelikult hakkama läbi nägema nendest inimestena. Me peame nagu ühiskonnana hakkama läbi nägema sellest manipulatsioonist, et kui Eesti rahval jääb 2 takti vahele mootorist, kui ta kuuleb sõna Kreml, Putin, Moskva, Venemaa mõistusest, siis ei ole midagi teha. Siis me tegelikult olemegi väärt kogu seda valitsust ja meiega võidakse teha ükskõik mida. Täitsa võimalik, jah. Ja mõtlen kogu sellesse absurdi olukorda, kus me räägime demokraatlikust ja iseseisvust õigusriigist. Kui sa võtad kohe põhiseaduse alguse lahti, kõik need ideaalid on tegelikult farsiks muudetud. Riiklik iseseisvus, demokraatia, õigusriiklus, rahvusriiklus. Tegelikult mitte ühtegi nendest ideaalidest tõsiselt võetavalt ei järgita. Aga see, mida ma öelda tahtsin, on see, et see niinimetatud presidendi valimiste protsess on ka ju tegelikult demokraatia pilkamine. Ma ei saa aru, kas inimesed saavad sellest aru või ei saa aru, et see on lihtsalt mõnitamine. Sellele demokraatiaga mitte kõige vähematki pistmist, eks. Nüüd parteide tagatoad hakkavad siis nagu omavahelisi läbirääkimisi pidavad, kelle me siis presidendiks ära nimetame, eks, kui Alar Karis nüüd loobus uuesti oma kandidatuuri ülesseadmise suhtes nõusoleku andmisest. Et mis demokraatia see selline on? Ja nüüd ongi nii, et leitakse ilmselt siis mingisugune selline inimene, kes siis on võimalikult laialt vastu võetav. Kui tahetakse panna rõhk sellisele nii-öelda põhiseaduse kaitse aspektile presidendi rollis. Mina arvan, et ei taheta. Siin on julgeoleku küsimus on olulisem. Tahtsin sinna jõuda, aga et kui tahetakse seda teha, siis tuuakse esile
Ülle Madise arvatavasti, kui tahetakse panna sellele välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja rollile rohkem rõhku, no siis tuuakse esile Jonatan Vsevijev. Noh. Ja emmas-kummas lepitakse kokku, mitte mingid valimisi ju tegelikult ei toimu. Nii et, no mis farss see selline on? See on täielik farss, aga üha rohkem ajab mind närvi ka see, kuidas Eesti üldsus reageerib sellele. Et ma olen kommenteerinud ka seda eelmiste presidendivalimiste puhul, et kuidas meedia ja Eesti rahvas ja kõik käib ja vaatab, keda meie toetame, keda huvitab, mida sina, Mats, kuskil külas sellest presidendist arvad üldse. Null huvi selle pinnalt, mida sina arvad. Tähendab, see tehakse nagu poliitiliste kokkulepetega, aga niimoodi mängitakse välja, just kui oleks tegu demokraatliku protsessiga. Ja see on nagu eriti rõve kogu selle asja juures. Et mulle meeldiks veel selline nii-öelda droonide mängu tasand niimoodi, et nad lihtsalt võetakse. Olge vait, te olete vait ja me valime teile ja maksa maksu ja meie paneme teile presidendi pukki niimoodi. Mitte ei tee nägu, et kuulge, tuleme küla Leida ja onu Heino ja kõik tulevad kokku ja teeme diskussiooni, et millist presidenti me küll tahaksime Eesti Vabariigis. Ja siis, mina tahaks sellist presidenti, kes ikka seda pensionit ikka natuke tõstab. Et president ei tõsta pensionit, kulla inimene, vaadake, et Riigikogu tegeleb selle asjaga kui üldse. Riigikogu ei tegele. Riigikogu ka ei tegele. Koalitsiooni nõukogu tegeleb selle asjaga, et pöörduge nende poole, kulla tädi Leida ja esitage oma nõudmised sinna, aga meil on nagu terve selline nagu meedia poolt ülesköetud demokraatia simulaakrum. Selle presidendi institutsiooni kõrval kommenteeritakse ja tegeletakse. Ja selles olukorras tegelikult võiks väga lihtsalt asja kokku võtta. Kui ei ole presidendi otsevalimist, kui ei ole rahva tahet selles küsimuses, võiks kogu institutsiooni panna lihtsalt varna ja ära lõpetada. Ega ta sellisel kujul vaja ei ole. Ei ole. Tõesti ei ole. Ja olgem ausad, ega ta ei ole ka otsevalitataval kujul eriti vaja. Aga siis tal on nagu rohkem mõtet, sest siis ta kannab nagu suuremat autoriteeti, eks, et rahvas on ikkagi valinud välja selle inimese, keda ta on tahtnud, siis manipuleerituna ja suunatuna või mitte, see on eraldi küsimus. Aga tegelikult ei ole tal ka sellisel kujul eriti palju mõtet, mina väidan. Ja ma väidan ühtlasi seda, et üks Eesti põhiseaduse arhitektuuri põhilisi probleeme seisnebki selles, et meil ei ole reaalselt võimude lahusust. Et võimude lahus on illusoorne. Ja seda oleks väga lihtne muuta. Olekski, president oleks otse valitav ja ta oleks täidesaatva võimujuht. Eks ta põhimõtteliselt oleks nagu peaminister ja president ühes isikus. Ja siis valitakse president ja president komplekteerib endale valitsuse. Eks? Ja see on juba puhtalt tema asi. Keda ta võtab justiitsministriks, keda ta võtab siseministriks, keda ta võtab välisministriks, keda ta võtab haridusministriks. No nii palju, kui need ministrid üldse vaja on. Majandus ja rahandus ja nii edasi. Ja president ongi otse valitud rahva poolt ja komplekteerib valitsuse. Mitte niimoodi, et Riigikogu paneb pukki, eks, täidesaatva võimu ja võtab maha täidesaatva võimu ja pärast pukki panemist siis kogu Riigikogu lihtsalt vormistab ära pukki pandud täidesaatva võimu ettekirjutusi ja suuniseid ja algatusi, eks. Et see ei ole mitte kuidagi pidi kooskõlas põhiseaduse, mis on paragrahvis 4 vist sätestatud võimude lahususe põhimõttega. No ei ole, ei ole. Ja demokraatiast ei ole siin üldse mõtet midagi rääkida, et mis demokraatias on, millal meil viimane referendum oli? Euroopa Liit. Jah, 2003 september. Niimoodi, et sügisel saab siis täis, mis meil saab? 23 aastat. 23 aastat. Paarast veerand sajandit täis. Mitte ühte ei küsimust. Seaduseelnõust algatada ei saa, parlamendis referendumi algatada ei saa. Riigikogu valimist toimuvad täiesti läbipaistmatu e-valimiste süsteemi kaudu, presidenti ei saa üldse valida, eks. Aga ära ütle, nüüd kui Iraanis on süvariik kukutatud, nüüd võib selle tulemusel tulla ka selline olukord, et Eestis lõpetatakse ära e-valimised. Et võib ka niimoodi minna. No siis on hästi. Minule ka meeldiks see olukord väga, et kui see on aga kuidagi kaasa nüüd aidanud sellele, et Eesti Vabariigis e-valimised kukuvad, siis mina olen küll ütleme niimoodi, et sõjalise sekkumise pooldajaks mind nagu päris ei saa veel. No siis võiks öelda niimoodi, et kui on kas või lootust, et selle kaudu lõpetatakse Eesti Vabariigis ära e-valimised, siis minu poolest võib kaasas ära mõrvata mitte 20 000 last, vaid ka, ma ei tea. 25. 50 vast ikka, eks.
Suurema hüve nimel on ju ikkagi selline asi aktsepteeritav, mina leian. No Gaza on süvariigi keskus. See on üks keskuseid. Ja selle hävitamine on loomulikult seotud otseselt ka süvariigi siinse organisatsiooni hävitamise. Aga kui 40 000 last on juba ära mõrvatud ja ütled, et kuule, aga meil on ikka valimised, siis ole rahulik, kannatlikkus peab olema. Head asjad head toitu ei küpsetata kiirelt. Ja. Et jah, nüüd sai siis nii Venezuelas kui Iraanis süvarik ära hävitatud ja mina arvan küll, et selle peaks olema ikkagi tulemus, et Eesti e-valimised nüüd kukuvad, et vaatame, kuidas sellega. Loodame. Ja. Et vaatame siis, kuidas on. Ja. Aga nii, selline on see olukord, mis meil siit praegu vastu vaatab. Meie aeg hakkab vist vaikselt lõppema, et vaja nagu asju kokku võtta. Mis siis kokkuvõtteks ütled? Vaat kokkuvõtteks ma mõtlen alati seda, et tahaks õlut. Austatud, oota nüüd natukene. Ma tean küll, et sa tahad õlut, aga peale toogu. Et see aga see jutt ajab jooma lihtsalt. Jah, see on tõsine, et peamiselt nagu mina maadlen selle küsimusega, kui väga lihtsalt ütelda kogu nende saadete tegemise ja objektiivi tegemise ja kõigega. Mida ma sulle ühes eravestluses juba ütlesin, et austatud filoloog, kunstiteoreetik Linnar Priimägi ütles ühes intervjuus välja selle, et teate, minule tundub, et see potitäis on omadega perses. Nii. Ja kui see niimoodi on, eks ju, et vaadata demograafiat, vaadata riiki, vaadata seda, kuivõrd vastuvõtlikud me oleme kõigele nii-öelda manipulatsioonile, siis tekib küsimus, et aga millised on selle järelmid nüüd siis? Mida sellest nagu olukorrast peaks tuletama? Esiteks tuleb küsida, kas see potitäis ikka on seal, kus professor Priimägi teda väidab olevat. B, aga kui on, mida siis sellest tuletada? Et kas selle tööl on mõtet, mida teha? Kui tuleb eriolukord näiteks, siis pandakse ka objektiiv kinni kindlasti. Loodan vähemalt sellepärast, et kui ei pandaks, siis me oleksime teinud halba tööd. Aga kogu see olukord viitab sellele, et need vaatad ja mõtled, et mida selle asjaga teha, millised järelmeid sellest potitäie olukorrast nüüd tuleb. Ja mul ei ole selgeid vastuseid sellele küsimusele ise. Ma ei oska nagu selgelt öelda tegelikult, et kui A, siis B ja kui C, siis D. Minu positsioon selles küsimuses on selles mõttes lihtne, et ma mõtlen, et tuleb, mis tuleb, aga püüdluses rääkida asjadest ausalt ja astuda vastu manipulatsioonidele on ka oma iseseisev väärtus, sõltumata sellest, millise tulemuseni see viib või ei vii. Et ma ei tea, just samamoodi nagu, ma ei tea, kaitsesõjas on oma väärtus, sõltumata sellest, kas see viib võidule või ei vii võidule. Nii et ma nagu väga palju selle pärast ei stressa. Igasugused poliitilised süsteemid ja korrad nagu nii on ajalikud nähtused, tulevad ja lähevad ja lõpuks maailma ajalugu on selline pikk ja omasoodu kulgev protsess, nii et liiga palju ei tasu selle pärast stressi omaks võtta, mis juhtub või ei juhtu. Ma nõustun sellega. Pigem on küsimus, et tuleb seda oma tööd teha ja loota, et seda tööd endiselt väärtustatakse ja et selle järgi vajadus on. Et pigem mind teeb nagu kurvaks see, et Eestis tegelikult on väga vähe üldse iseseisvat meediat ja kohati tekib küsimus, et kas üldse selle vast nagu huvi on või ei ole. Et ega ma arvan, et sinul ei ole vaja seda tööd, mida sa otseselt teed, minul ka nagu otseselt ise endal nagu seda vaja ei ole, pigem teed seda nagu teatavast kohusetundest, eks ole, et peaks nagu üritama säilitada ikkagi mingisuguse püüdluse asjadest ausalt rääkida, poliitilisel väljal toimumust ausalt rääkida. Ja nii ongi. Et ma arvan, et seni tuleb teha, kuni kas seda tööd toetatakse sellisel määral, et seda saab teha või võimaldatakse selles mõttes, et ei ole veel kinni pandud riigi poolt. Ja sul on muidugi õigus selles mõttes, et riiklik sekkumine ja kinnipanemine oleks ühele väljaandele ülim kompliment, mis näiteks seda, et ta on muutunud piisavalt ohtlikuks sellele süsteemile, et
ja selle tõttu teda oma eksistentsi jätkumist ei peetud enam võimalikuks tolereerida, nii et ega siingi mingit katastroofi ju selles mõttes ei ole, et siis tuleb tunnistada, et sellisel juhul on ilmselt tehtud head tööd. Ja seda, et meie väljaandmist ja toimetamist võimaldada. Selleks oleme alustanud kevadkampaaniaga juba tegelikult mai lõpus ning peab tunnistama, et väga hästi meil läinud praegu ei ole. Et eesmärgini on järel veel 42 000 eurot. Kui te lähete Objektiivi lehele objektiiv.ee, siis võite minna ka Anneta keskkonda ja sealt teha endale sobiva annetuse, kas ühekordse või igakuise annetuse, nii et selle saate muuseas teen viimast korda siit stuudiost, sellepärast et kaasa arvatud meie sellise praeguste finantsiliste väljavaadete pärast olen sunnitud praeguse lepingu siit stuudiost üles ütlema ja vaadata siis sügisest edasi, et milliseid variante saadete tegemiseks on. Et Objektiivi selliste vahenditega nagu praegu on meile usaldatud kogu seda süsteemi niimoodi üleval pidada ma ei suuda. Et siin tuleb teha mingisuguseid korrektsioone ja üks korrektsioon on see, et see stuudio, kus me praegu istume, selle rendileping lõpeb mõne nädala pärast. Nii et vaatame siis, kuidas järgmisel hooajal edasi. Aga ma tänan teid sellel hooajal loomulikult kuulamast, vaatamast, lugemast, jälgimast ja tänan loomulikult kõiki, kes Objektiivile oma annetuse on teinud ning peavad meie tööd endiselt vajalikuks. Ma tänan sind sellel hooajal siia Fokuse stuudiosse tulemast ja töö eest Riigikogu ees loomulikult, Riigikogus loomulikult ja niimoodi läheme siis suvepuhkusele. Tänan kutsumast ja jääme kuulmiseni.